Tere tulemast kõigile kuulama Arkovere kinnisvarabüroo webinari ja tänaseks teemaks on, kas võtta endale frantsiis või alustada ise äriga nullist. Järgmise 45 minuti jooksul räägime sellest, miks Arkovere frantsiis annab sulle eelise ja võimaluse luua oma edukas kinnisvara vahendusäri, võrreldes siis omaette üksi alustades. Lubage mul tutvustada, kes täna minuga siin ekraani taga on. Meiega on meie 2 frantsiisivõtja esindajad, Leanika Järve Arkovara City frantsiisist. Tere! Ja Arkovara Plussi frantsiisi omanik Alo Ergma. Tervist! Rõõm kohtuda! Ning samuti on meiega täna ka siin Arkovara kinnisvarabüroo tegevjuht ja partner Elari Tamm. Tere! Minu nimi on Kristel Torop ja mina olen Arkovara kinnisvarabüroo personalijuht ning modereerin meie tänast vestlust. Lähme kohe asja juurde. Arkovara frantsiis. Elari, mõne sõnaga, mis see on ja mis vahe on frantsiisil ja oma brändi loomisel? See on hea küsimus. Ma arvan, et Eesti kontekstis on frantsiisi on iga aastaga nagu juurde tekkinud või seda kontseptsiooni on hakatud rohkem kasutama, et kõik teavad seda, et kui sa lähed ka Skandinaaviasse erinevatesse Skandinaavia riikidesse või Soome või ka lihtsalt, kes on käinud Ameerikas, siis see on põhimõtteliselt suures osas frantsiisidel põhinevat äri on väga palju. Võib-olla kõige lihtsamalt öeldes on see, et frantsiis on läbi proovitud süsteem. Ja see on midagi, mida saab nimetada nagu valmis retseptiks. Sa võtad retsepti ja teed selle järgi. Igasugune edu jätab jäljed ja nii on siis nagu frantsiisist edu jäljed nagu kokku pandud ja kogemused. Ja siis keegi, kes tuleb ja ütleb, et okei, ma teen siis selle järgi. Seega see, kes võtab frantsiisi, võtab mingi süsteemi. Kui alustada ise versus ütleme teha ise, siis sisuliselt kõik tuleb avastada ise ja luua süsteemid ise. Nii et üks ei ole vale ja teine ei ole õige. On inimesed, kellel üks sobib ja teine ei sobi ja vastupidi. Alati on põnev see taustalood. Kuidas inimesed on jõudnud sinna, kus nad täna on? Leanikal ja Alol on samuti see nii-öelda põnev, et mõlemal on ettevõtja taust ja kuid mitte tegelikult kinnisvara valdkonnast. Alo, ma tean, on olnud pitsaäris, Leanika on müünud mänguväljakuid, et palun mõlemad jagage oma lugusid, kuidas te olete jõudnud kinnisvarasse. Leanika, palun alusta. Jah, selles mõttes, et lühidalt proovin selle kokku võtta, kuna päris pikk karjäär on juba kinnisvaras selja taga, aga kunagi mul oli siis mänguväljakute firma Leedus, kus ma eksportisin ja importisin ka igasugust tänavavarustust, ehk et ma olin nii-öelda ettevõtlusega kokku puutunud ja Leedus ma sattusin ühele kinnisvaramessile, kus siis minu vastas boksis oli sellel hetkel Remaxi frantsiis, ehk et frantsiisidega mul on siis juba mitmeid kogemusi ja sealt minu nii-öelda algus saigi, et ma ei teadnud sellel hetkel mitte midagi kinnisvarast, aga miks ma nagu tahtsin seda äri tegema hakata, sellepärast et see on esiteks äri inimestega ja ma nägin, et mul on nagu väga tugev tugisüsteem kõrval. Alo sinul pitsaäris kinnisvarasse? No ütleme niimoodi, et see pitsaäri on üks võib-olla väike lõiguke minu sellisest ettevõtja karjäärist. Aga see oli jah, tõepoolest, see eelnes vahetult kinnisvaraärisse suundumisele. Ja see kinnisvaraäri hakkas mind paeluma juba mõnevõrra varem ja mind eelkõige nagu, ma olen olnud ka palgatööl. Olen olnud päris erinevates, ka suuremates ettevõtetes olnud palgatööl, olnud juhatanud osakondi, mis iganes. Aga kinnisvaraäri puhul paelus mind see, et eelkõige, kui rääkida sellisest maakleri tööst, siis see on ka väga palju selline iseseisev töö. Sa saad ise väga palju panustada. Ja Arkovarasse ma jõudsin läbi selle, et mul oli hea tuttav klassivend, kes oli kinnisvaraäris juba tegelenud ja ta ausalt öeldes ta isegi soovitas Arkovara, väga selline respektaabel ettevõtmine, Eesti vanim kinnisvarabüroo ikkagi. Et miks mitte?
ja kuna mul see mõte juba peas idanemas oli, siis loomulikult võtsin nii-öelda härjal sarvist, võtsin ühendust Arko Varaga, teatasin, et jah, mul on nüüd sellised mõtted. Ja nii ma siia jõudsingi ja siin ma hetkel olen, et see kinnisvaraäri kasvab südame külge ja kuna ma arvan ka, et üks minu selliseid tugevusi kindlasti on see, et inimestega suhtlemine, et see ei ole probleem minu jaoks, see on pigem väga huvitav ja see annab väga palju võimalusi kasvatada oma kliendibaasi, ennast turundada, kõik see, ma arvan, et see selline teatav iseseisvus ja sellised aspektid paelusid mind ja siin ma olen. Väga tore, aitäh teile lugude eest. Lähme Elari sinu juurde, sina oled ka siin äris olnud peaaegu 20 aastat, sa oled kindlasti näinud äride tõuse, oled ka näinud neid mõõnasid ja kindlasti oskad nagu rääkida sellest, et kes on need inimesed, kes suudavad selles vahendusäris läbi luua, mis on need omadused, mis on need eeldused selleks ja äkki sa lisaksid palun seda, et keda me otsime. Kui me otsime kinnisvaramaaklerit, siis me kasutame väljendit Arko Vara talent. Kas see rakendub ka frantsiiside puhul? Kes see on, kes võiks olla Arko Vara frantsiisivõtja? Aitäh, Kristel. Hea küsimus. Tõesti, ma olen ligi 20 aastat olnud kinnisvara valdkonnas. Aeg on läinud nii kiiresti, mul endal tunne, et alles see oli, kui ma alustasin kinnisvara büroos maaklerina ja otsisin objekte ja tegin tööd selle nimel, et maaklerina teha oma tehinguid. Mäletan, tegin oma esimese tehingu sisuliselt 9. kuul. Ja täna me eeldame seda, et meie maakler suudab tegelikult tehingu teha esimese 4 kuu jooksul juba 2 müüki ja mõned üürid ja see on vägagi tehtav. Vaadake, mida teeb treening ja mida teeb läbimõeldud süsteem, et kiirendab oluliselt protsessi. Aga kes on need inimesed? Vaadake Janikat, vaadake Alot. Need on need inimesed, keda me nimetame Arko talendiks, on keegi, kes ütlevad, et see bränd tähendab midagi nende jaoks, sest bränd ju lubab midagi. Et Arko Vara on kinnisvarafirmade vanim pärl ja ka tuntum ja mainekam bränd. Nii et see nimi on kindlasti väga oluline ja inimene on selle kõrval tegelikult, brändi ilma inimeseta nagu ka ei mängi. Et inimene tegelikult annab sellele siis elu ja ennekõike me otsime siis neid inimesi, kellel on selline ettevõtlik mõtteviis, kes on iseenda juhtijad, kes kuidagi nagu ja tahavad iseenda jaoks luua. Nüüd küsimus ei ole selles, et ettevõtja mõtleb nagu enda peale, vaid keegi, kellel on selline võime luua midagi üldse. Ja ta mõtleb natuke suuremalt kui ainult iseendale. Nii et sellist ettevõtlikku mõtteviisi otsime ja kedagi, kes tahab ka teha ettevõtlust ja äri. Et ta ütleb, et ei, ma olen palgatööst väsinud, ma olen teinud seda äri, aga mulle meeldiks nagu Allo kirjeldas ja Janika, et aga ühel hetkel oli nii loomulik samm, et kinnisvara oli kuidagi nagu silma jäänud või mõni inimene oli sellega nagu nende tähelepanu püüdnud. Nii et me otsime siis neid inimesi, kes ütlevad, et see bränd neile meeldib, nad tahaksid teha äri, tahavad teha ettevõtlust ja see on pigem just kinnisvaras, et mitte mida iganes, vaid just nagu kinnisvara vahendus. Nii et see on see, keda me otsime. Et otsime seda Arko Vara talent frantsiisi, eks ole. Kui me otsime Arko talent, siis me otsime talent frantsiisi samamoodi. Alo, räägi sina nüüd palun pisut sellest, et miks sa otsustasid just Arko Vara frantsiisi kasuks ja mitte ise oma maakleriäri oma nii-öelda nime all alustamist või jätkamist? Just. No minu puhul oli see Arko Vara frantsiisi nii-öelda võtmise otsus oli tegelikult suhteliselt lihtne. Ja põhjus ka selles, et olen juba aastaid Arko Varas töötanud ja see bränd kahtlemata kõnetab mind, et ma muidu ju ei oleks siin. Ja see, mida see bränd annab, see annabki selle, mida Elari ka mainis, et see on see usaldusväärsus, see on see süsteem, see on see kogu see tausta, tugi, jõud, mis sind toetab sinu tegemiste juures. Ja Arko Varal kahtlemata on kõik see olemas ja kuna ma ise alustasin kinnisvaraäri nullist just Arko Varas,
siis absoluutselt väga loomulik käik oli ka see, et kui mu mõtted hakkasid veidi suuremalt juba kulgema, siis et alustada just Arko Vara brändi all oma frantsiisi ja sisuliselt öeldes nii-öelda oma kinnisvarabüroo arendamist. Et siin on neid plusse on väga palju. Neid plusse on väga palju, et me oleme usaldusäris ja Arko Vara, nagu Elari ka ennem mainis, et aastaid oleme olnud mainekaim kinnisvarabüroo klientide ja inimeste arvates üldisemalt, et see lihtsalt lisab sulle nii palju kindlust ja just ka seda usaldusväärsust. See seab muidugi sulle ka kohustuse. See seab sulle selle kohustuse ja vastutuse anda endast 110% selle jaoks, et ka õigustada seda usaldust. Et see Arko Vara brändi alla on väga hea tegutseda. Väga tore, aitäh. Meil on hea meel, Alo, et sa oled meie frantsiisi esindaja. Leanika, sarnane küsimus sulle, et kuidas sina oled jõudnud Arko Varani ja et just Arko Vara frantsiisi sina täna juhid? No minul on natukene võib-olla kirjum taust kui selles mõttes Alol, eriti mis puudutab erinevaid firmasid, et ma tõin, nagu ma ütlesin ka, et frantsiisidega mul on varem kogemusi olnud, et Remaxi frantsiisi ma tõin siis Eesti turule täiesti nullist. Ma ei teadnud tegelikult kinnisvarast mitte midagi ja esimese 5 aastaga oli selline õppimine, kogemuste omandamine, kinnisvaraturule nii-öelda sisenemine, aga kuna tegemist oli ikkagi rahvusvahelise ettevõttega, väga paljud koolitused olid inglise keeles, ma muidugi räägin inglise keelt ise väga hästi, aga ma ikkagi nagu ühtepidi nägin, et Eesti inimestele, Eesti maakleritele on vaja seda eestikeelset know-how, seda eestikeelset nii-öelda koolitust ja eks väga oluline frantsiiside puhul on ju tegelikult tasud ka. Ja nii nagu ikka inimene tahab natukene võib-olla ka omal käel proovida ja siis, kui mul Remaxi frantsiis ära lõppes, siis ma tegin enda brändi Epicenter kinnisvara ja olin siis seal Epicenter kinnisvaraga 6 aastat, aga kuna ma olen nagu oma loomult olnud kogu aeg ka samamoodi inimestega suhtleja ja kõik need aastad, mis ma olen siin äris olnud, ma olen olnud koolitaja ja siis mingisugusel hetkel ma läksin nagu võib-olla rohkem koolitusäri peale ja müüsin Epicenter kinnisvara ära, mis täna küll toimib. Aga mis on võib-olla vahe, see, kus ma jõudsin Arko Varani on Arko Vara siis nii-öelda võttis mind koolitama kogu Arko Vara personali ja sealt mul tekkis siis Arko Vara partneritega usaldusväärne suhe. Mulle väga meeldis see ettevõte, mulle väga meeldis see tugisüsteem, loomulikult see bränd. Ma juhtisin Tallinnat 1 aasta ja peale seda, kuna ma ikkagi olen ettevõtja ja sellise omaniku mentaliteediga, siis ma hakkasin mõtlema, et ma ikkagi tahaksin teha nii-öelda oma äri. Ja sellel hetkel oli see võib-olla ka ikkagi mingil määral selline loogiline samm juba, kuna ma olin Arko Varas aasta aega olnud. Ja mida ma nagu näen, ma võin täna võrdluseks tuua, et mis on siis selle näiteks Epicentri ja Arko Vara vahe, siis ongi see, et Arko Vara on esiteks regionaalne, üle-eestiline, meil on partnerid igal pool, see kuuluvustunne on kuidagi oluliselt suurem. Kindlasti see, et Arko Varal on täna oma hindajad, oma hindajate süsteem, mis annab meile ja nii-öelda maakleritele ju oluliselt lihtsama töö. Ja mida ma enda poole pealt võib-olla veel võin öelda, et ega tegelikult vajavad ka juhid arengut. Ja mida ma Arko Vara poole pealt näen, on see, et kui sa oled ise omanik, siis me tegelikult vajame arengut ja meil on igakuised nii-öelda juhtide koosolekud ehk et Arko Vara nii-öelda juhid, partnerid ja ka teised frantsiiside osakondade nii-öelda liidrid toetavad üksteist ja see aitab nagu meid arendada ja loomulikult juurde siia kõikvõimalikud nii-öelda üle-eestilised üritused, üle-eestilised koolitused, mis toovad siis kõik meie nii-öelda maaklerid ja juhid kokku ja see annab sellise lisaks kõigele mõnusa kuuluvuse tunde, ja bränd on ju täna ikkagi väga suur, nii et mul on väga hea meel täna siin olla.
aitäh, Leanika. Meil on samuti hea meel, et sa Argovara City eesotsas oled. Nagu me mainisime juba sellist, et siuke Argovara talent frantsiis ja arusaadavalt, see pole kõigi jaoks, on ju. Elari mainis, et millised on need eeldused ja millised inimesed on. Meie bränd on ikkagi väärika ajaloo ja väärtusega, et millised need eeldused veel Elari on, et saada ikkagi frantsiisi? No tegelikult ongi sama, et esimene asi on see usaldusväärne nagu track record, et su minevik tegelikult loeb ja me teame seda, et see on tegelikult hästi oluline see, et sul on mingisugune usaldusväärne track record sinu tegevustest. Ehk siis sul on midagi ette näidata, et sa oled teinud ettevõtlust, sa oled teinud üht või teist. Ja täna kindlasti kinnisvarabüroo maaklerina alustamiseks ei ole sul vaja sellist nagu track recordit, nagu on sul vaja seda frantsiisi võtmisel, et see on nagu ka selge, et seal on see vastutus oluliselt suurem. Aga teine on siis see motivatsioon, miks sa tahad seda teha, mis on su nagu idee või visioon tulevikku, miks sa seda üldse tahad. Ma arvan, see on ka hästi oluline nagu point, et mis võiks olla eelduseks, et sa pead midagi tahtma, sa pead tahtma luua kinnisvaraettevõtet, sa ütled, et see on olnud mu, ma ei tea, unistus või loomulik järgmine kasvu samm, nii nagu Alol või Leanikal, et nad tahavad teha midagi järgmisena, midagi loomulikult iseendale. Ja siis kolmas on selline ettevõtlik maailmavaade, mis on hästi loomulik, kui sa tahad tegelikult frantsiisi äriga alustada, siis sa tegelikult juba, kui sa juba seda küsimust küsid või vaatadki võib-olla seda ka tänast webinari, siis ma millegipärast arvan, et mitteetlikud või ettevõtlikud inimesed ei vaatagi seda, sest neil pole seda vaja. See on nagu ettevõtlik maailmavaade, ehk siis ettevõtlus on tegelikult väärtuse loome, probleemide lahendamine, ta on võimaluste loomine. Ja kui sul need asjad on nagu paigas, siis ma arvan, et need on head eeldused selleks, et mis need olid. 3 on see usaldusväärsus, usaldusväärne track record. Teine on see, et sul on motivatsioon, sul on tahe, sul on mingisugune nägemus. Ja 3 on see, et sul on ettevõtlik maailmavaade. Sa ütled, et ma ei ole mitte mingil juhul palgatöötaja, rääkinud sellest, et ma ei taha olla enam spetsialist, aga nüüd ma tahaksin võtta äriliselt suuremat vastutust. Nii et see inimene peab võtma, tal peaks olema kindlasti jah, et selline ärijuhtimise kogemus või selline spetsialisti tasemel ärijuhtimiskogemus, kus ma olen ise ennast juhtinud mingile tasemele ja ka ette näidata seda edulugu. Ja samuti ei saa võtta frantsiisi üksi, et selleks on vaja tegelikult vähemalt 2 inimest, kellest üks peaks olema siis kinnisvara taustaga ja nii nagu Leanika ja Alo tegelikult märkisid ka, et need taustad on tegelikult olnud erinevad, eks ole, kust me tuleme ja kinnisvara frantsiis ei pruugi nagu olla väga erinev muust frantsiisist, sest ta on nagu süsteem, aga kinnisvara maailma nagu tundma õppimine on kindlasti midagi, mis võtab aega ja see kogemus tegelikult peab olemas olema, et siin läbi lüüa. Alati võib, nagu Alo, sina vist ütlesid enne meil vestlust, et alati võid ju leida kellegi, kellel on see kogemus või kuidas sa täpsemalt ütlesid? No nii see oli, et kui on, ütleme, piltlikult öeldes 2 inimest, eks ole, kellest ühel on väga põhjalik või ütleme, hea ja piisav ärikogemus, siis kui ta leiab endale kõrvale näiteks partneri, kellel on sinna kõrvale võtta korralik kinnisvarakogemus, siis edulootus on palju suurem. Kahtlemata. Tuleb leida endale õiged inimesed enda ümber, kellega kasvatada võimast äri. Leanika, sa oled vaieldamatult üks Eesti paremaid kinnisvaramaaklerite koolitajaid. Sa koolitad täna väga palju ja sa oled oma kogemuses väga palju koolitanud. Argovaras me samamoodi koolitame, treenime, me oleme arendanud välja 24/7 koolituskeskkonna, nimetame seda Argo Akadeemiaks. Kuidas sa hindad neid koolitusi, treeninguid, mida me oma nii maakleritele kui hindajatele pakume? Väga hästi ja minu jaoks ongi, kui me räägime Argovara Akadeemiast, mis on nagu väga suur pluss, et äriomanikuna ja ettevõtjana ju ühtepidi ei ole ainult mitte koolitused, vaid on kõik muu juhtimine siin juures ja Argovara puhul annabki minule nii-öelda selle toetuse ja boonuse juurde see,
et kui ma võtan nii-öelda enda kontorisse maaklerit tööle, siis ma ei pea kogu aeg ise koolitama, vaid meil on nii-öelda see süsteem ehk et maakleritel on väga lihtne alustada ja seetõttu on ka nii-öelda nendel frantsiisivõtjatele ja omanikul oluliselt lihtsam, sellepärast et see koolitussüsteem on online'is olemas ehk et maaklerid, kes nad tulevad, on see programmikoolitus, on see startup, kuidas üldse ennast näiteks turundada ja loomulikult kõikvõimalikud müügivihjed, kuidas üldse oma nii-öelda äri teha, et see on see väga-väga vajalik ja minu jaoks on see teinud mõnes mõttes mitte see, et ma ei koolita, nagu sa ütlesid ka, et ma koolitan täna endiselt edasi, aga on väga palju selliseid asju, mida tegelikult on ju maakleri töös juurde vaja ja Arkovara kõik need eduakadeemiad, live webinarid, mis siis lõpuks jõuavad sinna nii-öelda Arkovara akadeemiasse, on maakleritele väga lihtsalt kättesaadavad ja frantsiisivõtjad ja omanikud saavad siis näiteks samal ajal tegeleda värbamisega, värbavad inimese ära ja suunavad selle maakleri Arkovara akadeemiasse ja see teeb tema töö oluliselt lihtsamaks. Väga tore, seda on hea kuulda, seega meie eesmärk on ja kogu selle akadeemiaga, et saad õppida ja areneda siis, kui sulle sobib, on see öö või varased tunnid, ja võta tõesti nendel juhtidelt seda koormust ära. Alo, sulle küsimus, et mis on selle alustamise juures kõige keerulisem olnud või on ja kuidas sa selle oled ületanud? Jaa. Ma arvan, et selle nii-öelda selle protsessi alustamise juures on kõige keerulisem on see, ütleme nii, et teatav eneseületus või kui me räägime pigem mugavustsoonist välja tulek. Et kui lihtsalt töötada lihtsalt maaklerina Arkovaras, mis on ka, ma olen aastaid seda teinud, väga mõnus, meeldiv, saad teha ja olla ja sinu eest kantakse hoolt, siis ma arvan, et see esimene otsus ongi see, et jah, ma tahan teha midagi rohkem, ma tahan võtta rohkem vastutust, aga see kindlasti on mugavustsoonist välja tulek. Et ma võtan ka äririskid, ei ole enam nii, et vaatan, teen natukene midagi kuskil, aga küllalt põhimõtteliselt ma ei pea muretsema ei kontori, ei mingite muude kulude asjade pärast, ise teen, ise vaatan. Aga kui sa võtad frantsiisi, siis sa vastutad ka teiste inimeste eest ja selle eest, et kuidas sa suudad luua neile piisavalt head töötingimused, võimalused, info, koolitus, kõik see teema, et see kahtlemata läheb nagu mugavustsoonist nagu üpriski kaugele välja. Teine asi, mis kindlasti on nagu ülioluline, on see, et sa leiad endale usaldusväärse partneri, kellega seda asja teha. Ja mul on see õnn, et ma leidsin sellise partneri. Aga seda asja ei saa teha lihtsalt sellised tere tuttavaga, et ma natukene tean seda inimest, et ta tundub nagu täitsa selline tore kodanik olevat, et paneme leivad nii-öelda ühte kappi ja hakkame tegema kinnisvaraäri. Et see kindlasti nii ei ole. Et tuleb leida endale usaldusväärne partner, kellega sul on samad väärtushinnangud, kellega sa mõtled ühtemoodi ja kellega sa näed, et sellel asjal on tulevikku ja perspektiivi. Ja mõistagi peab sul olema plaan, tulevikuvisioon, mida sa tahad saavutada, miks sa seda teed, mida sa tahad saavutada ja kuidas sinna jõuda. Ja Arkovara frantsiis kindlasti annab sulle selle tööriista kasti ette. Ta teeb väga paljud asjad sinu jaoks oluliselt lihtsamaks. Elari, kes inimesed kuulavad ja tahavad ka aru saada, et kas ja kuidas üldse Arkovara frantsiisi omanikuks saada? Jaa, nagu ma enne ütlesin, on mingisugused põhikriteeriumid, mis on tähtsad, aga ennekõike on oluline tegelikult, nagu ma ütlesin, omada seda maakleri või kinnisvaraäri mingit tausta, vähemalt kedagi, kellel on see olemas.
kõrgharidus, keegi kirjutab, et kui mul poleks näiteks kõrgharidusmaakleri alad, siis kuidas mul oleks võimalik jalg ukse vahele saada. Ehk siis nagu öeldud, et kinnisvaramaaklerid pigem mõõdetakse nende kogemuse ja usaldus track record järgi, et kui palju nad on tegelikult turul olnud ja kuidas nad on kliente aidanud, see on nagu kõige olulisem track record. Aga siis see teine pool sellest on see, et kui sa nüüd mõtled, et okei, ma olen täna ettevõtja olnud, aga ma tahaksin vaadata, kuidas kinnisvaraäris ettevõtja olla, siis ma arvan, et tegelikult tuleb lihtsalt ühendust võtta. Et ma tean, me paneme pärast ka info üles kellega, kuidas tuleks ühendust võtta ja ka ütleme siis nagu kandideerida või anda teada, et mul on selline huvi olemas. Ja siis me saame aidata sul jälle sinuga vestelda ja rääkida sellest, kuidas see edasine protsess olla. Aga number 1 on see, et sa näitad välja huvi. Mul on huvi, ma tean, mis ma tahan, mulle väga meeldis kinnisvaraäri ise teha, aga ma tahaksin selleks kaubamärki. No siis alustame läbirääkimisi ja vaatame, kas need asjad on olemas, usaldus, motivatsioon ja ka mis meil see kolmas, kuidas me seda kolmandat nimetasimegi. Usaldus ja motivatsioon, mis see kolmas eeldus oli. Praegu kohe niimoodi nii palju mõtteid jookseb peast. Aga need on nagu põhilised sellised asjad, mida me siis otsime ja ootame. Alo, kui palju sa tunned, et sul on tegutsemisvabadust frantsiisivõtjana Arko varas või kõik on ette dikteeritud ja mitte midagi ise mõelda? No kindlasti see nii ei ole, et kõik on ette dikteeritud. Pigem ma nagu frantsiisivõtjana, see frantsiis annab mulle selle kindluse, nagu ma enne rääkisin sellest tööriistakastist või teemast ja Elari rääkis siin sisse töötatud nii-öelda nagu mehhanismist, skeemist, siis reeglid on tegelikult head. Et kindlasti meil on olemas mingid reeglid, mingid käitumisnormid, mudelid, teemad, nii üldinimlikud kui ka siis, eks ole, Arko-vara põhised. Aga kui sul on olemas kindel vundament, mis ongi selle frantsiisi nii-öelda mõte, ehk siis sisse ehitatud skeem põhiasjade korraldamiseks. See hõlmab siis nii koolitusi, meie avistmis, eks ole, meie üle-eestiline haldussüsteem ja nii-öelda nagu ärijuhtimissüsteem, kus meil sisuliselt käib kõik online'is, meil on ülevaade olemas üle terve Eesti, mis igal pool toimib, kui palju keegi midagi teeb, kus mingid objektid liiguvad. Et see on nagu väga suur asi. See on väga-väga suur asi, et sa ei pea neid uusi täiendavaid võimalusi, kuidas tuua äri sisse, eks ole. Loomulikult on ka äri sissetoomise osas meil Arko varas põhjalikud koolitused ja asjad olemas, eks ole. Aga nende, ütleme siis niimoodi, et see mäng käib teatud reeglite raames, aga seda vabadust on igati piisavalt, et mina küll ei tunne ennast kuidagi nagu ahistatuna selles vallas, et mul on vabadus teha seda äri täiesti piisavalt. Väga tore. Leanika, kuidas sina kommenteerid nagu seda mõttekäiku, et võib-olla mõeldakse, et kui sa oled frantsiisi võtja, siis ei olegi nagu päris ettevõtja. Samas, kui me nagu vaatame Subway või me vaatame McDonald'si, siis nad on kõik frantsiisiärid ja nad on väga kasumlikud. Et ma saan ikkagi ju aru, et frantsiisi omanikuna ehitad sa lõpuks ikkagi äri endale ja oma äri. Absoluutselt. Selles mõttes, et äriomanikuna sa ju esiteks lood juba endale OÜ, mis juba on nii-öelda ettevõtlus ja frantsiisi omanikuna sa tegelikkuses oled täpselt samasugune ettevõtja nagu kõik teised. Lihtsalt ma ütleks niimoodi, et sa oled oma äris, aga mitte üksinda. Sa kasutad kaubamärki, sa kasutad erinevaid ressursse, aga samal ajal sul on ikkagi nii-öelda enda see ettevõtlusvabadus ja see nii-öelda frantsiisi omamine ongi ju tegelikult selles mõttes kindlasti plussid, et sul on, kui sa nagu nullist alustad, siis sa pead tegema endale veebilehed, visiitkaardid, kõik võimalikud materjalid, turundus ja nii edasi. Aga kui sa oled ise ettevõtja ja sul on nii-öelda
kaubamärk kõrval, kus sa saad neid asju nii-öelda kasutada, siis see teeb lihtsalt selle ettevõtluse, ma ütleks, et odavamaks ja lihtsamaks aga see ei tähenda seda, et ma ettevõtja olen, ma olen ikkagi nii-öelda täna ju Argovara City frantsiisi omanik ja mul on vabadus nii-öelda ise värvata inimesi, ikkagi igal ettevõttel, igal kontoril on mingisugune enda nägu, enda mingisugune juhtimisstiil, lihtsalt mida me peame jälgima on see, et see bränd, mida me täna kasutame, oleks kvaliteetne ja et meie inimesed teeksid selle brändi all professionaalselt tööd. Kindlasti, need ootused tegelikult on ju kõrged. Leanika ja Alo on nüüd rääkinud sellest, et nemad kui frantsiisi omanikud ja kuidas nemad seda äri teevad, siis Elari, võta kokku või pane nagu praegu nagu pakkumisena, et mida Argovara kui frantsiisi andja ikkagi pakub? Ja selles mõttes turul on ju ka veel frantsiisi pakkujaid, et küsimus ongi nagu selles, et inimestel on võimalik valida ja igal brändil on tegelikult oma eelis teise ees ja kui keegi ütleb, et lõpuks on kõik ühesugused, siis ma tegelikult ei ole sellega mitte kuidagi nõus. Ma arvan, et ettevõtete kultuur on väga erinev juba. Ja see ka tähendab seda, et ka täna Argovara värbame inimesi, siis me ka ei võta sisse keda iganes. Ja siis tegelikult oluline ongi see, et meil on oma kriteeriumid, meil on oma nagu sellised teatud ootused. Aga mida me pakume tegelikult kõike seda, mis aitaks selle frantsiisi andjal tegelikult teha edukat äri. Et see on nagu meie selline motivatsioon number 1, et aidata frantsiisidel või et neil on need süsteemid, neil on need arusaamad, see sama, millest Leanika rääkis, need platvormid, see sama meie kodulehekülg argovara.ee, mis on väga populaarne või palju külastatud ka kinnisvara, ütleme siis objektide otsimiseks ja blogide lugemiseks ja nii edasi. Et need on kõik lisaväärtus sellele frantsiisi võtjale. Rääkimata meie avisest, meie infosüsteemist, mis koondab iseendast nüüd CRM-i ja kliendihaldust, objektihaldust, lepinguhaldust, tehinguhaldust, et sul on sisuliselt tagasisidet klientidele. Et on tegelikult, kui sa hakkad mõtlema neid asju, kui sa teed üksi, siis neid asju, millele mõelda on tegelikult väga palju. No veel kord ma ütlen, et see on täiesti okei teha ka ise või üksi ja mõelda need asjad läbi. On inimesi, kellele see absoluutselt sobib ja nad muideks peaksidki seda tegema. Aga siis on neid inimesi, kes ütlevad, et tegelikult ma tahaksin kohe alustada nagu äriga. Ma tahan minna kohe nende asjade juurde. Ja ma arvan, et kui su ambitsioon on selline, et sa tahad hakata kohe nagu värbama maaklereid, sa tahad teha selle protsessi iseenda jaoks nii lihtsaks kui võimalikus, siis siin on nagu see läbiproovitud süsteem, mis ütleb, et tee niimoodi ja sa saad tulemused. Et põhimõtteliselt läbiproovitud süsteemi, infotehnoloogia, turunduse, lepingute põhjad, juriidilise nagu korrektsuse sinna juurde, et sa ei pea avastama seda, et millised lepingud kus kohas ja meil on täna need asjad kõik nagu läbi käidud. Ja ma ütleks ausalt öeldes just selle nagu äripere nagu keskkonna saad. Et minu meelest see kuuluvus on nii oluline, et sa kuulud kuskile ja Argovara äripere on tegelikult just kokkuhoidev. Ma ei taha mitte midagi öelda teiste kinnisvarafirmade kohta, aga ma olen saanud tagasisidet, et meie kohta öeldakse, et me oleme kokkuhoidlikud. See vaatamata sellele, et meil on eraldi frantsiisid, oleme jätkuvalt tegelikult üks äripere. Ja see on nagu tegelikult väga, väga oluline ka selle potentsiaalse frantsiisi võtjale ja nendele maakleritele, kes meie äris nagu toimetavad. Nii et see turundustugi, IT-tugi, meie bürood on väga heade asukohtadega, ilusate ja heade asukohtadega, et klientidel ja ka meie spetsialistide maakleritel oleks hea ligi pääseda. Need on sellised, mõned neist on hästi lihtsad asjad, aga tegelikult need on väga olulised selleks, et sa ei peaks mõtlema lihtsalt nagu olme asjadele, vaid sa saad kohe hakata mõtlema sellele, kus on see klient, keda ma saan aidata? Kus on see klient, kellele ma saan teenust hakata pakkuma? See on tegelikult väga oluline. No, isegi kui ma olen maakler, ükskõik kas mõnes frantsiisis või ma tahan nagu tegelikult ju keskenduda kliendile, kliendi teenindamisele. Ja ma tahaksin võimalikult palju nagu neid segavaid asju või ka neid mitte segavaid, ütleme neid asju, mida keegi saab ära teha, nagu delegeerida. Et siis võib-olla saabki öelda, et frantsiis sisuliselt nagu sa saad delegeerida teatud asjad kellelegi. Ja see läheb sulle maksma, loomulikult sa maksad selle eest frantsiisi tasu, aga
ma olen mitmeid arvutusi näinud, kus frantsiisitasu versus see, et sa ehitad kõik asjad nullist, see on väga erineva kuluastmega. Et palju mõistlikum on alustada frantsiisi nagu ise, sest need kulud, mida sa siis tegelikult pead ise läbi tegema, on tegelikult väga palju suuremad. Nii et võib-olla ma valgusin laiali, aga need on põhimõtteliselt need asjad, mida sa saad, rääkimata meie koolitusest, mida Ljanika nimetas. Ma tahaksin öelda, et meie A316, Ljanika enda treeningud, sinu kinnisvara karjäär, meie startup koolitused, meie akadeemia, Arko Akadeemia online lahendus, need annavad täna ettevõtjatele suure äri sees, väikestele äridele hästi palju erinevaid võimalusi õppida omal ajal, siis kui nad tahavad. Ja me kogu aeg otsime, me tegelikult oleme suhteliselt suure ettevõtte kohta, meil on täna üle 100 inimese, ligi 110 inimest juba koos. Ja siis tegelikult me oleme suhteliselt paindlikud ja ma arvan, et seda ka paindlikkust hoida on tegelikult hästi oluline. Nii et need on need kasud, mida tegelikult täna potentsiaalne siis meie frantsiisi võtja kindlasti saab ja rohkemgi veel. Rääkime juhtimistugesid, toest ja nii edasi. Mina just personalijuhina ei saa ju ümber rääkimata kultuurist. Täpselt nii nagu Elari mainis, see sõbralikkus, see avatus, see koostöö, mida ma iga päev näen kontorite vahel kui ka kontor ja frantsiis. Et see on ilus nii-öelda, et ja väga hea äri teha. Aeg hakkab juba meil vaikselt otsa saama. Lähme nii-öelda viimaste mõtete juurde. Ljanika, miks on hea võtta frantsiis ja kellele sa seda soovitaksid? No nagu me tegelikult oleme ju siin tänase webinari jooksul rääkinud ka, miks see nagu hea on, et veel kord, et mul on kogemusi nii-öelda enda brändi loomisest ja siis nüüd praegu Arkovara frantsiisi ja Arkovara City loomisest. Ma tegelikult alustan ka nüüd teist frantsiisi juba Pärnus, et sellepärast, et esiteks on selle frantsiisi näol on sul võimalik areneda ja väga paljud, mina näiteks mõtlen ka maaklerite peale, et maaklerid, kes on mitmeid aastaid võib-olla kinnisvaraäris töötanud, nad on seda maakleritööd teinud, nad on juba selgeks saanud endale selle, aga samas tahaks teha midagi suuremat, tahaks ise nii-öelda areneda. Ja siis on ju võimalik siit edasi areneda ja võtta suure brändi frantsiis ja ma veel kord rõhutan, et kuna ma olen näinud oma brändi loomist nullist versus täna see, kus me ostsime siis Arkovara frantsiisi, need kulud on, nagu Elar ütles, tõesti nagu oluliselt väiksemad. Ehk et esiteks kindlasti maakleritele, kes on võib-olla pikemalt juba turul olnud, natuke aega võiks siin ikkagi olla, et see business selgeks õppida, sest kui sa hakkad nii-öelda inimesi endale tööle võtma, siis või inimesi värbama, siis sul on vaja ikkagi neid nii-öelda nõustada. Aga samal ajal inimesi, kes võib-olla on teinud mingisugust äri, eriti kui me praegu mõtleme tervishoiukriisi ajal, kus võib-olla oma äri ei toimi, aga samas sulle nagu ettevõtlus meeldib, samas sa oled aktiivne ja tahaks midagi teha, siis igal juhul kannatab proovida, sellepärast et kinnisvaraäri on võimalik nullist õppida. Aitäh! Alo, sinu viimased mõtted selle kohta, et miks on hea võtta ja kellele sa seda soovitaksid? Just nagu ära öelda, aga ma arvan, et kuna me kinnisvara äris olema, siis ma arvan, et frantsiisi võtmise üheks oluliseks eelduseks või põhjuseks on see, et sa armastad kinnisvara äri. Sellepärast me sinna oleme, see meeldib meile, see sobib meile. Ja minu meelest sellest asjast hakkavadki kõik teemad nii-öelda hargnema. Loomulikult tuleb, nagu ka Ljanika mainis, et kogemuste pagas, et sa tead, kuhu sa hüppad, mida sa tegema pead ja see hõlmab nii inimeste värbamist kui üldiselt kinnisvaraturu tunnetust ja selles orienteerumist. Sest kui sa oled frantsiisi võtja, siis sisuliselt sa oled ikkagi ka oma töötajatele, oma maakleritele, sa oled teenäitaja. Sa pead suutma neid nõustada, anda head nõu, olla heaks partneriks, teejuhiks, kes iganes. Ja loomulikult ettevõtlik meel, et see on ka, ja Elari juba ka varasemalt juba mainis seda, et
ettevõtlik meel on see, mis aitab sul seada asjad perspektiivi ja seada nagu neid samme tuleviku osas, et mis hakkab saama, mida ma tahan, kuhu ma tahan jõuda, mida ma tahan selles kinnisvaraääris saavutada. Et need on sellised põhipointid. Nii ilusad mõtted, mulle väga meeldib. Me armastame kinnisvara ja see sobib meile. Mis veel, eks ole? Elari, sinu viimased tähelepanekud, mida sa kindlasti tahaksid, et meie kuulajad ja vaatajad teaksid ja mida midagi üle korrata? Mul tuleb meelde üks mõne päeva tagune kommentaar ühelt maaklerilt, kes tegutseb, ma ei tea täpselt, kas iseseisvalt turul või kellegi juures, aga ta ütles, et mis on põhimure on see, et ei ole seda tuge, ei ole arusaamist, kuidas isegi saada, ma ei tea, käima või kuidas neid kõnesid teha või kuidas tegelikult seda äri teha ja inimesed kinnisvaraturul nagu maaklerid otsivad tegelikult võimalusi, et okei, aga kuidas ma saan käima ja nad käivad ühel koolitusel ja teisel koolitusel, aga tegelikult on lisaks koolitustele on vaja tegelikult nagu seda ka tuge, et mida siis sageli see frantsiisi andja või see tiimiliider või keegi nagu pakub. Ja kui on olemas süsteem ja ma sain aru, et see inimene just ütles, et nende büroos ei ole tuge, ta ei tea, kuidas seda teha. Nii et ma arvan, et me oleme piisavalt praegu nagu toonud esile oma häid külgi ja rääkinud nendest asjadest. Igal asjal on ka oma downside ja ma arvan, et inimesed, kes tegelikult ei ole ettevõtlikud ja tegelikult otsivad kiiret raha, kiireid tulemusi, siis tegelikult see ei ole neile. See ei ole midagi sellist, mida peaks nagu umbes loto jaoks nüüd mängima hakkama. Me enne kõike otsime inimesi, kes tahavad olla selles äris pikaajaliselt, kes mõtlevad kliendi rahulolule, heaolule, kes mõtlevad oma kolleegide heaolule ja kui sa oled vähegi stressis, siis ausalt öeldes heaolule ja tänulikkusele mõtled sa kõige vähem. Sa mõtled pigem sellele, kust kiiresti saaks. Et kinnisvaramaakler on teinud läbi tohutu arenguhüppe viimased varsti 30 aastat. Et see staatus, mida kinnisvaramaakler endaga nagu kaasas kannab, on läinud kogu aeg paremaks. Et ta ei ole selline tühikargaja, vaid ta tegelikult loob kliendile väärtust, ta toob kokku ostjad ja müüjad. Ja kui me räägime nüüd siis frantsiisi ärist, siis me räägime sellest, et see inimeste koondamine ühe sellise visiooni alla nagu Arkovaras on, kus me tegelikult tahame olla kõige inimese kesksem äri, me tahame aidata inimest. Me ei räägi täna tellisest ja me ei räägi täna ainult korteritest ja majadest ja maatükkidest. Me räägime sellest, kuidas aidata inimesi saada, mida neil vaja on kinnisvara kontekstis. Nii et ma julgustaks kõiki, kes täna tegelikult ka siin seda kuulavad praegu või laivis või järgi, ütleme siis nagu kaaluma seda, et kui sa oled täna kinnisvaraäris, siis võta ühendust. Kristel annab kohe ka info, kuhu ühendust võtta, aga võta ühendust ja me saame alati nagu arutada neid asju, et kui sulle pakub pinget see teema, siis me ootame su kontakti ja saame juba edasi rääkida. Aitäh nende heade mõtete eest. Ma väga tänan Jaanika, sind ja Alo sind, et te võtsite selle aja ja olite nõus oma mõtteid ja kogemusi frantsiisijuhtidena jagama. Te kindlasti lõite täna väärtust ja aitäh ka sulle, Elari, et olid nõus siis Arkovara poolt jagama. Aitäh teile kõigile, kes on ka sellest nüüd kuulavadki laivis või seda järgi. Ja nii nagu Elari ütles, et kui sa tunned huvi, kas frantsiisi alustamise osas või sul on huvi alustada mõnes meie esinduses tööd kinnisvaramaaklerina, siis võta kas esinduse või minuga ühendust. Te näete siin ekraanil, et kristel.toropet@arkovara.ee ootab teie meile. Kui meili taha kirjutada ja sul on mingid kiired küsimused, mida sa sooviksid minuga läbi arutada, siis ma hea meelega vastan ka sinu kõnele 53428383. Helista julgelt, küsi ja anna endast märku. Kui siin nüüd me rääkisime sellest, et miks on hea frantsiisina olla Arkovaras ja mida me anname, siis meil on 20. mai kell 11 toimumas väga põnev veebiseminar, ettevõtluse seminar teemad, kuidas alustada kinnisvaramaakleri karjääri 2 korda kiiremini kui kusagil mujal ja ilma, et sa peaksid omama eelnevaid teadmisi ja suurt algkapitali. Tunned selle äri vastu huvi, sa tahaksid rohkem teada saada, kindlasti kutsun sind osalema. Kui sa juba tead nüüd, et sa tahad osaleda, kirjuta mulle, eks ole, kristel.toropet@arkovara.ee
ja anna märku, et sa soovid ja ma saadan sulle vajaliku lingi, aga ka kogu info on leitav ka meie sotsiaalmeedias. Ja samuti, kui sa oled täna juba, kas sa oled juba tegutsev maakler või sa nagu ka Elari mainis, no ei tea, kuidas käima minna, siis samamoodi 20. mai on meil virtuaaltreening 5 eduka alustava maakleri strateegiat esimeseks 4 kuuks. Seda virtuaalset treeningut viib läbi meie tegevjuht, keda ka te täna olete näinud, Elari Tamm. Et samamoodi anna mulle märku, et sa oled huvitatud sellest treeningust ja ma saadan sulle rohkem infot. Üleüldiselt info leitav meie sotsiaalmeedias. Ma väga tänan, et sa oled täna siia tulnud ja ma jään sinu kirja või sinu kõne ootama. Mina olen Kristel Torop, Arkovere kinnisvara büroo personalijuht. Soovin teile kõigile edukat päeva, loodan ka, et on päikseline ja uute kohtumisteni. Nägemist!